Hanna-Gret, sa oled täna Eesti üks parimaid noori naismäesuusatajaid ja pürgid tipu suunas. Sel hooajal saavutasid Gruusias Bakurjanis toimuval noorte olümpiafestivalil ajaloolise tulemuse, tulles suurslaalomis 15. kohale. Räägime sinu teekonnast mäesuusatamise juurde. Kui paljud väikesed tüdrukud unistavad elust baleriini, iluvõimleja või tantsijana, siis sina valisid endale juba aastaid tagasi palju jõulisema, tehnilisema ja riskantsema huviala. Räägi, kuidas sa mäesuusatamise juurde jõudsid? No ma olen väiksest peale hästi sportlik olnud ja mu vanemad, eriti mu isa on hästi palju rääkinud, et tuleb olla nii võimalikult mitmekülgne kui võimalik, proovida hästi palju erinevaid spordialasid. Olen ka käinud iluvõimlemise proovitrennis ja on ka mulle tantsida meeldinud, aga jah, otsustasin põhikooli lõpupoole, et mäesuusatamise kasuks. Aga mäesuusatamise juurde tulimegi kuidagi hästi veidralt. Me tegime seda enda lõbuks. Käisime kui ma väiksem olin, oli Sadolini suusakooli nagu tasuta proovitrenn, kuhu ma läksin. Seda on mulle räägitud, et see oli mu esimene kokkupuude suuskadega. Ja peale seda hakkaski meile meeldima. Me käisime nädalavahetuseti mäel koos õe ja isaga ja hiljem ka venna ja emaga ja siis tekkis võimalus käia suusareisil Slovakkias, mis oli ka üüratult äge meie jaoks tollel hetkel ja et jah, sealt see tuligi, et tegime küll enda lõpuks ja ei arvanud küll, et kuhugi sellega jõuame, et mis suusatab. Minust küll suusatajat ei saa, aga võt elu mängis teised kaardid kätte ja siin me oleme. Esimesed spordialad, millega sa tegelesid, olid hoopis ujumine ja vehklemine. Et kuivõrd tunned, et nendest oskustest on sul täna mäesuusatajana kasu või mõtled hoopis kahetsusega, et miks ma ometi varem suusatama ei hakanud? Nendest on kindlasti kasu. Jällegi, nagu ma eelnevalt mainisin, et mitmekülgsus, ujumine on üks põhioskusi, mida minu arvates iga inimene võiks osata. Ja see oligi kooli minnes, enne kooli pandi ujumistrenni. Meile meeldis see, kuigi siuke tüdinesid sellest ära, seal basseinis oli veits külm ja siuke natuke igav ja vehklemine ka mulle hullult meeldis ja ma olin ka suhteliselt hea selles, aga seal jällegi tuli treenerite vahetus ja koroonaaeg ja siis otsustasin ikkagi suusatamise kasuks tulla. Kuidas sinu igapäevaelu sportlasena välja näeb, et kas ja kui edukalt õnnestub sul kooli asjadega järel püsida, kui pool aastast tuleb veeta laagrites ja võistlustel Eestist eemal? Eestis olles on mu päev hästi produktiivne. Kui ma olen koolis, siis meil on 6 koolitundi ja 2 trenni, et kogu aeg on midagi teha, et õhtul on võib-olla natuke rohkem vaba aega, aga siis pead ikkagi ka jällegi koolitükke tegema. Ma olen ikkagi hästi kohusetundlik ka koolis, et pingutan. Aga välismaal olles näeb samamoodi välja minu päev, et hommikul on meil tavaliselt mäetrenn, et see on suhteliselt pikk ja pärastlõunal on üldfüüsiline trenn, siuke natuke kergem, vahepeal on raskem, et jõusaalis ja siis õhtul jällegi, kas ma õpin või meil treenigrupis käis ka see, et kes valmistas õhtusööki, et see ongi kogu aeg on midagi teha. Sul on ka kaksikõde Mai-Britt ja temagi tegeleb tipptasemel spordiga, aga lumelaua krossiga. On see olnud teadlik valik, et omavahel spordis ei konkureeri? Ma arvan, et mingis mõttes kindlasti, et vähemalt meie oleme küll siuksed kaksikud, et me konkureerime igal pool, kus võimalik on. See on küll nagu, oleneb, kui palju seda on, et see on tegelikult nagu hea, aga see võib ka kahjuks tulla lõpuks. Et me ikkagi nagu surume üksteist edasi ja anname motivatsiooni. Aga ja, see on pigem ikkagi teadlik valik, et on erinevad spordialad, et midagigi jääbki meile nagu meie enda oma. Kas kaksikõde on sulle ka suureks emotsionaalseks toeks või kes on veel inimesed, kellele sa sporti tehes toetud?
Ja kindlasti mu 2 tütred Mai-Brit, aga ka üldse minu pere. Et hästi suur pere tugi on ka selle taga, et ma üldse saaksin olla välismaal, treenida, võistelda, et mul on üldse niisugused võimalused loodud ja kindlasti ka pere tugi, et kõik pereliikmed näevad ka kõvasti vaeva selle nimel, et oleks niisugused võimalused ja on toeks igatepidi. Lõpetuseks küsin veel seda, et millised on sinu tänased sportlikud unistused ja eesmärgid? Üldeesmärk on ikkagi jõuda maailma tippu, anda endast kõik, et ma ei jääks mitte midagi kahetsema, et oleks ma teinud seda, et ma oleks ka seal kuskil, et ma annaksingi endast maksimumi, teeks nii hästi, kui ma oskaksin. Kindlasti lähieesmärgid on saada siis olümpiale, see ees olev taliolümpia Milano Cortina ja ka võistelda siis maailmakarikasarjas ja näiteks eelnevalt paar Euroopa karikasarja etappi teha läbi siin lähiaastatel. Aitäh sulle, Hanna-Grete, ja edu sulle järgmiste tippude vallutamisel! Aitäh!